Tere tulemast Rootsi, see on sellel aastal minu 4. kord Rootsis ja Sydney mitmes sul on? Mingi 100 vist. See on minu 4. kord ja Sydney 100. kord ja meil on see aasta suur kontsertide aasta, me oleme käinud 2 kontserdil, olnud 2 on ju? Jaa. 2 kontserdil, me käisime Sabrina Carpenteri kuulamas ja Billie Eilishit ja nüüd me läheme kuulama Zizat ja Kendrick Lamar, ehk siis on mõnes 2 kontsertit ühes nagu. Igatahes ma mõtlesin, et ma näitan teile natukene Rootsis ringi, me chillame, me lähme võtame kuskilt süüa ja ma tahaks kohvi võtta kuskilt. Lennaamas ma ei võtnud, ma võtsin ennast tagasi, et raha kulutada, aga siin on nagu no limits. Kas või mingi kiirlaenu tahab. Jääkohvi on vaja. Sydney tahtis sushit süüa, aga ma väga sushit ei söö. Aga see on sushi buffet ja seal on nagu hiinakad ka, seal on kana, seal on nuudleid, sa ei pea seal ainult sushit võtma. Ja seega ma mõtlesin, ma testin esimest korda sushit, sest et ma ei tea, ma igale ühele ütlen, et mulle ei maitse sushi, aga tegelikult ma maitsin seda siis, kui ma olin mingi 5-aastane. Seega võib-olla mulle nüüd maitseb. Aga õnneks seal on neid safe valikuid ka, seal on need nuudid ja kõlbega, nagu mulle üldse, see on nagu see friikad ja mingi viinarid. Seal on safe valikuid ka, igatahes me lähme vaatame sinna ja võtame kuskilt kohvi. Ma olen rohkem elevil selle mingi meekana kui selle sushi proovimise üle. Kõht täis. Ma pean oma laupa siin natukene varjama, sellepärast et see tuul lihtsalt paljastab mu laupa siin kogu aeg, see on nagu lennuväli. Me maandusimegi minu laubale lihtsalt, oh my god. See on iga lokis peaga kuti õudusunenägu väike slide. See on kusjuures esimene kontsert, kus ma nagu dress upin. Ma varem ei ole, ma varem olen lihtsalt kapist otsinud midagi, mis mul nagu on. Aga selle puhul ma käisin isegi Humanas. Isegi käisin Humana 2 euro päeval. See näeb selline välja. Mulle meeldib, kui mul on käed puusas. Ma harjutasin peegli ees. Näete, see on siuke cool. Nii, ma näitan sinu omaga. Mulle meeldib, kuidas me matchime tegelikult. See on ma sain sinult inspot. Mina käisin Humana 1 euro päeval. Otses te tänava küsitlus, palju su riietus maksab? 1 euro. Mul on 2 eurot. Näete, me läheme sööma sinna. Ja vaadake, seal taga on mingisugune suur ala, kus meil käisime ka mingi peale kontserti mingisugust rämpstoitu söömas. Ja seal on 24/7 fitness, ega kui meil tuleb peale kontserti tuju, et läheks mingi trenni, on ja siis me saame seal minna. Oota, siin läks juba kuskile sisse. Ma ei tea, mis koht see on. Ma olen natukene scared. Wow, näete, see on see minu buffet. Kuule, seda kana ma tahan küll. Näed, siin on kirjutatud sesam kaikling, sesam chicken. Seda ma söön kindlasti. Ma selles sushis. Siin on kevadrulle ka. Okei, nuudleid. Okei, see on minu leid. Ma ei tea, kuhu ta läks juba. Ta läks mingi sushit otsima. Mind see sushi väga ei huvita. See on see, mis mind huvitab. Appi. Aga ma kindlasti maitsen sushit ka selles mõttes. Aga siin ju sushit ei olegi. Ei ole või? Ei, siin tundub nagu ainult need asjad. Vähemalt siin on meie kana. Võime kuskile moele ka minna. Vaata kohe neid nuudleid ka. Issand. Aga vaata, siin on tegelikult kirjas küll, et siin peaks olema sushi. Äkki see on lihtsalt nii populaarne, et see on otsa saanud? Äkki aga see ma siin ei ole. Kellelgi laua peal ei ole küll sushit. Keegi käis hommikul, sai kogu sushi. Siin on nii julge, ta läheb igalt poolt küsib asju. Mina ei julge mitte kellegagi rääkida. I have a question about how this works. Nad ütlesid, et need valikud on nagu need, mis siin on, aga et sushit tuuakse lauda. Okei. No võtame siis mingi laua. Sydney läks endale praegu süüa võtma. Me saime teada, et seda sushit oli hoopis tegelikult sealt kassast tellida, mitte nagu seda ei saanud lihtsalt võtta, seega tema võttis endale taimset versiooni ja ma võtsin endale selle kanaga. Ja nüüd ma ootan siin meie lauas, et Sydney võtaks oma toidu ära. Näe, vaata, ta pani isegi siuksed salfakad meile siia, et nagu dinner is ready, vaata. Näe, sealt tulebki oma selle toiduga. Wow. Näita, mis sa võtsid. Võtsin natuke nuudleid, hästi palju kevadrulle, ma ootan sushid. Kui me Soomes oleme emmega käinud, siis seal on nii palju valikut, see on nii nagu, see on natuke veider, aga seal Google reviewsides küll ainult kiideti seda, et best ever. Ma ei tea, natuke kahtlane. Ma võtsin endale mingisuguse sellise lillasalati, ma ei tea, see tundub, et see on hea ja natukene healthy versioon ka. Ja siis ma võtsin endale neid nuudleid, neid toodi juurde muidu. Ja ma nägin ja siis ma võtsin endale siukest meekana crispy chickenit ja siis mingi fried chickenit tahtsin proovida. Võtta pärast seda kevadrulliga, need on mu silmad olid selle kana peale ainult ja siis ma unustasin ära, et seda võtta. Aga küll me jõuame, me maksime selle eest 19 eurot. See on all in. Kuidas nimetatakse all in? Jah. Võid süüa nii palju, kui tahad igatahes. Seega me peame sööma ikkagi 19 eurost. Taskud täis salfakates. Mu kotti mahub ka, vaata kotti seda fried chickenit. Sushi peaks ka tulema veel. Appi ma juba tunnen, kus ma söön ennast nii üle siin. Ei no, väga hea. Ja siis magusvõiduks on kohvi. Kevadrullid ma söön ainult neid, sest need on nii head. Ma võtame üks proovi. See kapsas on ka nii hea. Ma tunnen seda raha maitse. Okei. Sa panid siia mingit soossi peale või? Jaa, seda. Näete, see näeb selline välja.
see on mukbäng. Rootsi mukbäng. Tillukene siin nagu ei olegi midagi sees, nii õhukene. Pisike jaa, aga maitsev. No või lihtsalt meie seal. See on hea küll, jah. On ju? Minu arust niisugused, sest et kui ma Soomes olen nendes hiinakates käin, siis on ka nagu siuksed kevadrullid. Võib-olla lihtsalt Eestis süüakse, mis see Jürgen Ligi ütles, et me sööme üle. Sellepärast meil on, vaata, mis kevadrullid meil seal Eestis on. Isegi kevadrulle tehakse vähemaks. Aga kas Soomes on need siis nagu rohkem sisukamad või samad või? Ei no, need, kus mina olen käinud, on ikka rohkem, jah. Võib-olla selleks rootslased ongi nii skinid. Võib-olla tõesti. Seepärast nad pididki sushi vaata alla võtma. Ei tõsta ise, telliga. Meie sushi saabus ka siia. Feast. Ja öeldi, et kui tahame, ütle lihtsalt saab lihtsalt juurde. ütle, ainult nipsuta sõrme ja tuleb. Või valepidi pulgad käes. Oota, mille sisse sa kastad seda? Ma räägin, ma olen nii beginner nendes. Palad sinna. Ma isegi ei oska neid hoida kuidagi. Ma loodan, et siis nad ei vaata siia meie poole lihtsalt. Nad charge'ivad. Ma üritan nende sushid nende pulkadega võtta. Täitsa õnnestub ju. Mis siin vahel veel on? Ma olen üli picky eater. Kana vist ainult ongi. Ainult kana ongi. Okei, näete siin ainult kana vahel. Okei, minu esimene sushi taste test. Oota, siin on midagi. Okei, see vetikas tahab natuke üles tulla. Okei. Jah, mulle ei meeldi see vetiku maitse. Aga see kana on väga hea. Mulle meeldib, et ma tunnen ainult kana. Võib-olla see mulle maitse, ma tunnen ainult kana. Kõik lagunes meil käes. Millega sa võtsid endale? Lihtsalt taimseid. Sul on see porgandapakk? Okei, ma maitsen ühe veel siis kinnitamiseks. Kas ikka maitseb? Ma juba ei oska, näe. Ei oska. Oh my god, see kana toob siit vahelt üldse välja. Võta kahvliga lihtsalt. Pange silmad kinni, töötajad. See eestlane saab kahvliga sushis. Okei. See on hea märk ja ma juba teise aega võtsin. Jaa, see on väga hea märk. Ja mida rohkem sa aratad neid maitsemeeli, saad neid asju ka peale panna. See ongi see pildid, vaata, kogemust. Okei. Varsti ma panen seda toores kalaga nagu. Proovi seda rohelist asja. See ma saabin, ma proovin seda kunagi. Aga ma võin kahvliga natukene võtta. Nüüd kahvli otsa sutsatan siia sisse. Oh my god. Ei meeldinud. See kohe kikkis. Hot ones. Jaa, teemegi siin nüüd seda challenge'it kohe. Okei, ma vist lähen enda selle friikate ja viinerite tagasi. See on natukene safe varik. See wasaabil ma tunnen saas, ma põseb punaseks nagu. Sa lähed sinna kontserdile ainult vetsuvahet käima. Ei mingit Kendrick või mingit sõsa. Ja see kirjutab mulle, kus sa oled, hakkas. See all the stars hakkab, ma mingi vaatama vetsusse, wasaabi. Wasaabi. Me läksime teise portsu jahile. Mu teine ports on veel suurem kui see esimene ports. Aga see tõesti näeb kõik hea välja. 70% sellest taldrikust on lihtsalt kana. Mulle lihtsalt nii meeldib kana. Seesami ja millega veel see kana on? Lihtsalt mingi vürtsikas meekana. Ei, see ei ole isegi vürtsikas, see on lihtsalt meekana. Meile toodi lauda mingisugune tofu. Ma ei tea, kas nad näevad seda. Ma loodan, et ümber ei lähe niimoodi. See on sinu lemmik sushi või? See on üks mu lemmikud sushisid, jah. See asi siin sees on, see näeb välja nagu mingisugune lihtsalt mingi... Näe, nagu siin peal on lihtsalt tofu ja all on riis. Ossa? Okei, kas sa kastad seda siia sisse ka või? Jah. Sain. Näe, ma olen level 2. Lemmik sushi. Kas ma panin seda seesamikastet liiga palju, aga see on nii soolane? See tofu on, ma arvan, võib-olla panin, sest see tofu on tegelikult ülinais. See on nii veits magus. See ei maitsenud üldse nagu sushigi. Ma jään oma kana juurde. Pane oma kana edasi siis. Jah, ma jään oma kana ja... See on nagu, ta tõmbab nagu mitsike seal siit pealt. Okei, ma hakkasin siit teist sushit võtma endale või kolmandat või neljandat ja siis ma sülitasin selle välja see salbaka sisse, sest et siis ma tundsin kuidagi eriti palju seda vetikat ja mulle
nagu põhiasi, mis mulle suhtes oli, see maitse on see vetikas. Seega siis see hakkas vastu, see läks 10-10 peal lausa mõnuga 30 peale. Ossa, see oli parem siis või? See on minu oma siis lõpuks. See oli parem jah. See sinu see kübarake oli tõesti parem. Peale sellist feasti me otsustasime lähme espresso house'i, et me võtame väiksed jääkohvi, matcha, labubu, iced tea. Dubai chocolate. Ja. Ikkagi Gen Z, meil on vaja seda jääkohvi. Aga istume kuskil õues ka siis ja joome seda jääkohvi kuskil. Mul on vaja teha story, et tulge mu saatesse. Oi, jumalest. Okei, no siin me oleme küll mingi tunnike. Äkki siin on kõrval ka midagi? Meil on üks selline coffee shop, kus me oleme iga kord käinud. Selle nimi oli mingi Bird and Salt või midagi. Ma isegi nime tean. Iga kord, kui me Rootsis käisime, see 3 korda, mis me see aasta koos oleme siin käinud. Iga kord, isegi me oleme seal sees TikTok'e filminud, seal ees TikTok'e filminud, Insta-pilt isegi sealt kuradi kohvi eest on ja seega kohe me lähme uuesti sinna kohvi sinna. Leiba ja soola. No meie pealt saavadki seda raha. Me käime korra aastas või 3 korda, 4 korda aastas. Väike music. Siin pole isegi inimesi, me saame kohe. Kes ei ole nii hea siis lihtsalt? No me oleme siin 4. korda seega. Loiseb. Vaata neid burgereid ka. Mis sa võtad siit? Ma võtan jääkohvi. Neil on ikka veel seda iced strawberry matchat ka. See oli hea, kas see oli vist liiga magus? Ma mäletan nagu jah, midagi sa kirjusid selle kohta, midagi oli halvasti. Iced lavender matcha labubu. Labubu. Ja võtan jäälatte, suhkruvaba vanillasirupi ja kaerapiimaga. Nii spetsiifiline, sul on pähe õpitud. See on go-to tellimus siin, kus me kogu aeg käime. Iced latte with sugar-free vanilla syrup and oat milk. Hey, one iced lavender matcha. Roheline. Roheline, mis te siis ei näe? Ma arvasin, et see on nagu hele lilla. Scam, see strawberry oma oli ka roosat värvi. Okei, taste test. Oh my god. Ma unustasin ära, sellel oli see kuradi moos ju, mäletad? See oli see maasika, moosi maitse. See on täpselt sama maitsega. Suures minu kohviga siin ma ei tea, kus seda siirupit on jube vähe või see kohvi on lihtsalt jube kange. 6 euro läinud nagu nipsti, ärge tulge, ärge võtke seda. Sellepärast siin seda järjekorda ei olnud. See barista, just tal ei olnud sinised juuksed, ta ei osanud hästi teha seda asja. Kurat, siin on see light breeze. Light breeze. Küll jah. Oota, ma räägin oma kaameraga. Otselülitus Rootsist, Stockholmist. Tahtsin teile teada anda, et saatejuht Sidney teeb comebacki. Kui sa oled poiss ja sa oled tundnud, et sa tahad saates olla, tahad natuke telet teha, natuke staaritseda, siis kirjuta mulle, anna mulle teada oma huvist, anna mulle märku ja ehk varsti näeme. Varsti teeme äkki telet koos. See moosikas kadus veits ära. See peab lihtsalt hullult segama. Raputama, segama, tõmbama. Shakeriga käima seal. Üks asi, mis mulle täiega meeldib reisimise juures on see, et need tänavad on nii lahedad. Nagu sa kohe, kui sa oled mingi Itaalias või kuskil, sa kohe fiilid, et sa oled Itaalias või kuskil, nagu inimesed istuvad õues. Kas Stockholmis on ka fiilida kohe, et sa oled Stockholmis või? No on ju, vaata seda arhitektuuri, kõik on nii nagu, näe siin lehed ja kõik nagu, inimesed elavad. Siin inimesed elavad, jah. Nagu Eestis, kus sa lähed, sa ei näe mitte kedagi nüüd istumas, kohvitamas kuskil õues. Meil isegi pole õuetooli enam. Ei ole küll, meil ei ole väga kohta, kus sa võid olla, jah. Kui sa paned selle, ja sul on see sein ju. Kui ma ei saa Viiberit Rootsi jätta, nad ei vääri siin teda. Ma loodan, et keegi ei näe. Või vaatama Sakula panema. Hoia jah, silmad peab. Sa tee katet. Kui keegi küsib, et miks sa selle ära võtad, siis ütled, et sa oled tööline ja sa paned lihtsalt valesse kohta, et sa paned selle õigesse kohta, mis on sinu tuba. Vau. Väike merch ka Rootsist kaasas. Las nad lähevad seda Lornat kuulama siis. Jah, kes see paneb üldse siia mingi Justin Bieber reklaami? Ei. Seda pliisitakse rohkem sinu kodus. Ma panen endale lakke, siis ma iga õhtu näen. Igatahes, see oli meie Rootsi vlog. Kui teile meeldis, siis pange like and subscribe. Me läheme oma kontserdi kuulama, mis kestab 3,5 tundi. Seega meil on selle jaoks vaja natukene energiat varuda. Ja akut laadida. Ja. Nii et jah, kui teile meeldis, siis kommenteerige alla ja võib-olla näeme järgmises vlogis, võib-olla ei näe mitte kunagi enam vloge. Ciao!